Meie selja taga on kohe algamas Maalehe eakate festivali juubeliaasta üritus. Läheme vaatama kohe, mida pakutakse, ennem kui vihmeid märjaks kastab. Teemale selle aasta juubeliüritus keskendub? Tore, et küsite, sellepärast, et see on väga oluline teema. See räägib liikumisest, aktiivsest eluviisist ja mitte ainult sellest, kuidas elada kaua, vaid kuidas elada kaua ja tervena. Aga kuidas siis elada kaua ja tervena? Sellest terve meie tänane programm räägibki. Ma arvan, et väga oluline tegelikult on sotsiaalsus. See, et inimesed ei jääks üksi, nad ei jääks üksi oma koju, nad ei jääks üksi oma pähe või ka hinge. Need inimesed, kes suhtlevad omavahel, need ka liiguvad rohkem ja lõpuks ka nende elu kvaliteet on parem. Kust üldse selline idee alguse sai, et teha eakate festivali? Me tahtsime pakkuda oma lugejatele võimalust tulla kokku ja teha midagi koos. Aga et see sellise mõõtme võtab ja nii populaarseks saab, seda me ei osanud arvata. Sellel aastal tõime sisse ühe uue asja enda poolt. Kui me siiamaani oleme pakkunud lugejatele võimalust mängida Maalehe ajakirjanikega Malet ja Kabet, siis sellel aastal me panime üles ka korvpallirõnga. Nii. Aga mul ei ole siin vaatame, isand tuleb seal. Kui pihta saate, siis on juba hästi. Peaaegu. Opa! See on suurepärane. Armas härra, palun tulge visake üks korv sisse. Ma ei ole jooksnud piisavalt vana veel. Väga hästi. Ma pole ammu palli käes hoidnud. Ossa, korralik. Täna me näitame siin rollereid ja siis sellist põnevat abivahendit, mis muudab siis täitsa tavalise rattastooli nagu hetkega selliseks peaaegu nagu mootorrattaks. See on selline elektriline lisaratas, mida saab siis inimese enda rattastooli külge kinnitada. Ise ta kaalub üsna vähe, see on kompaktne, saab just autosse panna, reisivad inimesed kasutavad ka reisimisel lennukisse kaasa võtta. Ise seade on lihtsalt selline. Eestis üsna vähe neid tänavapildi seal on, samas kes on endale selle leidnud, see on teatud elustiiliga inimestel on see täiesti hindamatu abivahend. Ja millise kiiruse see välja võtab? Maksimaalne kiirus on kuni 25 km tunnis, aga see on päris palju, et ega tegelikult ratastoolid ei ole mõeldud 25 km tunnis liikuma. Kas juhiluba on ka selle jaoks vaja? Ei ole, et kõikide invarollerite ja nende asjade jaoks juhiluba pole vaja, et nendega saab sõita ja liigelda igal pool, kõnniteedel ja ühesõnaga jah. Eraldi midagi ei ole vaja teha, ei ülevaatusi ega kindlustusi. Ja kas sellega sõidetakse kõnniteel või jalgrattateel? Temaga võib sõita kõnniteel ka, et jällegi, et seal, kus on nagu kõnniteed ja jalgrattateed on ka sageli nagu kuidagi erinevad nii-öelda, kus on liigeldud, kus on liigendatud, et paremal vasakul või kõik läbi segi, et oluline on hinnata seda, et oleks turvaline endal liigelda ja loomulikult ka teistel, aga võib temaga sõita igal pool, kuna ta on invabivahend. Mis vahva värviline fotomasin teil siin täna on? Meil on selle jaoks, et inimestel jääks mälestus käigust, eakate festivalil, kohtumisest sotsiaaldemokraatidega, võimalusest nendega rääkida ja kui võtavad kodus pildi, vaatavad, läheb suju naerule. Ja meil on ka koht, kus kirja panna mõtteid, mis peaks minema valimisprogrammi, meil on ideekorje hetkel ja räägime, vastame küsimustele, mõnikord saame ka pahandada, tuleb tunnistada ka vigu, mis on tehtud valesti, asume neid parandama, nii et ma arvan, et see on kõige parem võimalus otse inimestega suhelda. Aga proovime äkki ära selle fototegemise. Nii, et mida täna siin siis teha saab? Meie täna õdedena mõõdame siin vererõhku ja veresuhkrut. Aga vaatame siis ära, et kas vererõhk ja veresuhkur on korras? Võtame äkki veresuhkrut. No. Sellega kaasneb väike torge. Võtame keskmise sõrme ja külje peale. Ja. Kuivatame selle esimese piisakese ära. Nii. Ja nüüd tulebki see kõige otsustavam hetk. Korralik suts. Korralik suts. Nii.
ja kohe saame ka tulemuse. Ootame üsna lühikest aega ja tõehetk on käes, 4,9. Kas see on hea või halb? See on hea. Olete hommikul söönud? Ja, siis tähendab, see söök on olnud kas tagasihoidlik või on selle mõju juba möödas, et 4,9 on alla ülemist piiri, nii et mingi hetk võite uuesti sööma hakata. Ja mis see normaalne veresuhkur on? 3,5 kuni 5,2 on nüüd uuem näit, aga vanasti oli 5,5 oli ülemine piir, nüüd on natuke nagu nihutatud seda, aga see on nii ja naa. Eks ta söögiga kõigub, stressiga kõigub veresuhkur ja kõrgemaks läheb isegi. Ja mõõdame ka teie vererõhu ära. Nii, suurepärane, vaatame vererõhuga kohe üle. Ja tänapäeva aparaat, nad on nii tundlikud. Mõned on kiiremad, mõned on aeglasemad. See on üks väga hea aparaat ja vaatame, tähendab, kuidas tema meil toimib. Teie rääkida ei tohi, teie nüüd istutegi tasakesi ja kui ta läbi selle varruka teeb oma töö ära, see on tore ja me võime võrrelda ka ilma varrukata seda. Nii, no noore inimese vererõhk 120, 83, 72. Ei ole isegi ärevust. Ja mis see normaalne vererõhk on? No ütleme, ongi keskmine normaalne. Tegelikult lähtume 120, 80 ideaal ja pulss 72. No teil on lihtsalt ideaalne see. Noortel on sageli ka madalam see vererõhk. Et see on ka normaalne, sinna ei ole midagi teha. Ja vanusega siis ta võib minna kõrgemaks. Kui ma nüüd kodus mõõdan ja vaatan, et oi, et mis ekraanile tuli, et mis hetkest ma muretsema pean? Et kui on 130-90 pidevalt, et ta on teil natukene liiga kõrge juba. Ega alati seda vererõhu tõusu põhjust ei tea. Võib-olla inimene ise teab, et kas on nagu ärevus. Teinekord on isegi perekondlikud ja pärilikud põhjused. Ja siis ma olen näinud selliseid kõrgemaid vererõhkusi, mida tegelikult väga kahju, kui see ka ei ole alati kõik ravimid isegi ei langeta seda. Ja nüüd sa oled juba 2 aastat olnud Südamekodu juhataja. Kas midagi on vahepeal muutunud ka selle aastaga? On ikka. See on huvitav, eakatesse on jõudnud inglise keel. Paar nädalat tagasi umbes läksin ma tööle ja Vooreme osakonnas elanikud söövad laua taga ja kutsuvad mind enda juurde, ütlevad, et Andri, kas sa tead? Vaatsin, mida? Ja teevad mulle siis niimoodi 6-7. Ja mina vaatan neile otsa ja küsin, mida see tähendab? Vana nali juba, sa ei jõuagi kaasajaga kaasas käia. Et iga päev õpivad nad midagi uut, eks number 1 on nutiajastu, on ka neisse jõudnud, kellel on tablet, kellel nutitelefon ja vaatavad Reelse ja igasuguseid lühivideosid YouTube'ist ja sealt need 6-7-id nendeni jõuavadki. Mida teie täna siin pakute? Meie siis esitame TENA tooteid, ehk siis TENA on siis uriinipidamatus inkontinents toodete bränd Eestis. Meil on siis nii kerge minko, ehk siis kui on väikesed lekked, kuni ka siis hooldekodu asukatele, lamavale patsiendile. Tegelikult ju Eestis üle 35-aastaste naiste puhul on iga 3. on uriinileketega ja üle 40-aastaste meeste puhul on iga 4. Et see probleem on palju rohkem levinud, kui me seda tunnistame. Ja teil on meestele ka tooteid? Täpselt nii, et meeste hügieenisidemed on siis spetsiaalselt sellised 3-nurkse anatoomilise kujuga. Lisaks on meil olemas ka imavad püksid. Meil on uus toode, on sellised pestav aluspesu, ehk siis kui on mehed, kes teevad trenni ja siis tekivad väikesed tilgad, siis selline pestav aluspesu on väga hea, et siia ei pea midagi juurde panema, see on selline paksem kiht, see võtab ära igasuguse ebameeldiva uriinilõhna ja on hea ja diskreetne ja mugav lõhna. Ja mis protseduurid me täna nüüd läbi hakkame viima? Jalaveenide diagnostikat teeme. See on lihtne protseduur tegelikult, ei ole meditsiiniline protseduur, aga sellega siis saame teada, millist kompressiooni peaks kandma, juhul kui on vaja kanda. Nii, mis ma nüüd võtan üles? Natukene kõrgemale, siis ma panen need andurid külge, need siis infrapunakiirgusega siin
mõõdavad siis seda. Kõigepealt siis teeme sellist harjutust, et tõstame varbaid 8 korda üles-alla, et veri alla liiguks. Nii, hakkame pumpama nüüd. Alla, üles, alla, üles, alla, üles, alla. Nüüd on jalad paigal 20 sekundit. Nüüd siis mõõdab see aparaat ära, need andurid siin, et kui kiiresti see veri siis nüüd edasi sinna südame suunas liigub ja mis hetkel ta tagasi vajuma hakkab. Et siis saame teada, kas on vaja kanda üldse mingeid kompressioontooteid. Aga lennureisil võiks alati kanda, aga teil on super luks. Super, kas ainult pikal lennureisil või üldse mis tahes lennureisil? Tahes lennureisil ikkagi, jah. Ikkagi peaks kanda. Kas see trombi tekkimise oht on alati? Jah, on küll, jah. Et kunagi ei või teada, jah. Parem karta kui kahetseda. Nii, kõik veenid korras, nii et võib minna edasi tööd tegema. Mis siin? Me läheme porgandimoosi proovima. Nii, miks see porgandimoos siis nii eriline on? Ma tegin maale hoidiste konkursile, mul ei mitte midagi enam, mitte millestki ei tulnud ideed ja siis hakkasin porgandist tegema. Ja nüüd on see porgandimoos siis mul 4 korda võitnud. Ja mis sinna porgandimoosi sisse läheb? Ainult porgand, sidrunimahl, moosisuhkur, vesi, ongi kõik. 4 asjast võib ka väga lihtsa asja teha. Super, proovime ära siis kohe. Nii. Tõesti on väga hea, selline nagu magus ja hapukas ka samal ajal. Kui me olime ühel raamatuesitlusel, siis oli sõira peal, sooja sõira peale läks ta väga hästi. Ja kas need on siin kõik kodumaised ise valmistatud või? Ja, ise tegin. Et viimased just jõudsid eile vormidest välja. Et siin on siuke kalamansi näiteks, on siukene hea hapukas maitse, aga kõik on erinevate maitsetega ja siis me vastavalt kliendi soovile komplekteerime kokku siuksed ilusad kahepid. Ja mis need kõige populaarsemad kommid on? Eestlastele läheb ikka hapukas peale. Seal on siukene passion, kalamansi on kindlasti väga hea, mustustõhe on, alkohoolsetest on konjakikes, on siukene tumeda ja siukse alkoholi kombinatsiooniga, aga ega nad kõik on väga head. On pika, terve ja õnneliku elu saladus? Mina arvan, et pikaajalise saladus on esiteks väga tore seltskond ja kindlasti see, et oma kodus elada oma väga mõnusas, turvalises keskkonnas ja see ongi pikaajalise saladus. Pikaealisuse saladus on head inimsuhted, rõõmus meel, positiivne suhtumine asjadesse ja kui on mingi mure ja sa ainult kurdad ja räägid sellest, siis oled sa osa murest. Aga nii nagu sa hakkad pakkuma lahendusi, käid eakaaslastega kohtumas, suhtled, võtad osa MTÜ-de tegevusest, nii oled sa osa lahendusest. Tervislik toitumine, jalutamine, liikumine, rahvaga suhtlemine, nagu ongi kõik. Kui päris kodu jääd, siis ei ole eriti tore. Töö, muud mitte midagi. No ma ei oska täpselt öelda, ma ei ole väga pikalt elanud. No ei tohi kodus lihtsalt diivani peal istuda, vaid peab ka ikka väljas kõndima ja kui tervis lubab, siis ka natuke jooksma ja tervislikult toituma. No iga päev tuleb kommi süüa. Ja, mida rohkem sööd, seda pikemalt ja õnnelikumalt elad. Üks soovitus veel noortele inimestele. Noortele inimestele ma soovitan elada põhimõtte järgi, et ärge elage nii, et enne teid polnud mitte kedagi ja pärast teid ei tule mitte midagi. Olge väärikad nende suhtes, kes on oma elutöö teinud, kes on oma panuse andnud, sest nemad väärivad seda lugupidamist, me oleme neile seda võlgu ja olge rõõmsad, et lapsi ei pea muretsema, lapsed tuleb rõõmustada, sünnitada. Kui natuke interneti maha saaks võtta, siis oleks päris hea. Liikuda ja moblas vähem olla ja ongi, ega palju targutada ei ole vaja. Need mobla on praegu asja korja juur noortel. Kindlasti vähem selles nutitelefonis olla, muud ei ole kui ninad nutis kogu aeg. Nutimaailm on kurb. kurb. Aga ma arvan, et noored võiksid äkki vanematest inimestest natuke eeskuju võtta, et natuke neid jälgida ja no küll siis nad saavad seda elutarkust ka.